meil teada, et millest ma siis peaksin alustama, et kui ma olen mõelnud, et ma nüüd hakkan seda asja müüma oma ettevõttena või niimoodi, et millest ma pean siis alustama ja millised on need järgnevad sammud? No nüüd on küsimus see, et kas sa tahad midagi sellist luua ettevõtet selles valdkonnas, mida sa tunned, et kas sul on soov nagu mingis ettevõtte valdkonnas alustada, et see on küsimus. Aga näiteks, kui me võtame Transferwise'i, siis seal ju tegelikult oli 2 sõpra, kes tahtsid omavahel raha vahetada ja tegelikult see idee tuli hoopis kuskilt mujalt. Et alati ei pruugi ka nii olla, et mul on olemas mingi valdkond ja kus ma tahan tegutsema hakata ja siis ma otsin sinna valdkonda kliente. Et võib ka vastupidi olla, aga reeglina on üldjuhul ikka nii, et sa tead, mis valdkonnas sa tahad tegutseda, on see toitlustus või on ta, ma ei tea, mingi transpordiäri, IT, mis vahelt või koolitus miks mitte. Ja siis sa tegelikult, kui sul on see olemas, siis sa püüad leida ikkagi need esimesed kontaktid ja proovid ennast eelkõige ära müüa midagi ja siis läbi selle hakkad ise tegema. Näiteks ma tean paljusid palkmajade müüjaid või tegijaid Eestis, siis ikkagi esimene samm on see, et sa pead selle palkmaja ära müüma, kuigi sul pole ühtegi näidist. Sa pead selle kellelegi ära müüma, kas see on sõber, keegi tuttav, võib-olla müüd sa selle poole hinnaga, aga sa müüd selle ära ja siis hakkad seda tegema ja koos siis tegemisega kasvad ja õpid. Teist varianti ei ole ju.